oleme kirikus, ma võin sulle öelda. Mõtle. Me oleme kirikus. Selge. Katedraalis oleme. Siin ristiti Napoleon 2-aastasena. Ja kõik tema aedvennad ka ilmselt. Siis katedraal selles tähenduses, et siin on piiskopi kirik või? No ta ütles ju, et peab olema ju. Katedraal saab siis ainult olla, kui ta on mingi piiskopi. Siin pandi talle tütar kohe ja tema soov oli, et ta maetaks siia. Aga kogu tema suguvisa varasemad generatsioonid, et ka tema isa Carlo tegelikult siia maetud. Nii et nad olid siia perekonna paberid seal maal ja kõik varasemad sugulased on sinna maetud. Ema ei ole, sest emas oli Roomas ja sellel ajal ei toonud keegi Roomast teda siia. Aga jah, suur osa perekonnast ja varasemad generatsioonid, nende matuse koht on siin. Ja algselt selle perekonna kodu, seda ei ole alles, oli just siin selle katedraali kõrval. Nii et see katedraali kõrvalt 1690-ndatel kolisid sinna majja, kus Napoleon sündis. Nii et ka niisugune perekonna connection on olemas. Ta ema oli lõpus päris pime ja päris kurb, aga sellest hoolimata, kui ta seal Roomas Veneetsia väljakul oli see kodune ja seal Veneetsia väljakul kodus igal hommikul tõsteti ta tooliga rõdu peale, ta ei näinud midagi, ta ei kuulnud midagi, see rõdu piire oli ka veel ees, aga oli või olnud vahel polegi näinud ega kuulnud, aga kõik päevad istus ta siis seal Rooma Veneetsia väljakul rõdul ja võttis osa ühiskondlikust elust, sellepärast et see on traditsiooniline, nende saarte rahvastel kõik, Sitsiilia, Sardiinia, Korsika, kõik, et eks ole mutikesed istusid uste kõrval ja vaatasid, kuidas elu käib ja tema tahtis kuni lõpuni elust osa saada.
ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel sole. La gente che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 che la gente che passeranno, mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore dal partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, molto bella libertà. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, molto bella libertà. E questo è il fiore del partigiano, molto bella libertà. E questo è il fiore del partigiano, molto bella. L'ultima strinta vicino a te voglio dimenticare d'una sera t'ho promessa vinta, il mio cuore a sapiuti ingannare. Un tino d'acqua e famolino crede che hai giù sognato e chi si deve a me. Do mio cuore ha giù guardato a vedere, ha giù guardato un mio amore per te. Mano ripidi mia nostra via, mano dare mi vestito ti giace, senza rimorsi in cuore, senza gelosia, da tuoi bracci mi varano scorda di me, domani sera è sempre di stessa bugia, da tuoi bracci mi varano scorda di te, venni a parare te troppo amara, una chitarra sento suonare, vieni qui in un'ultima stretta, vicino a te voglio dimenticare, d'una sera t'ho promessa vinta, il mio cuore a sapiuti ingannare, un tino d'acqua e famolino che ho sognato e chi si sempre a me. In do mio cuore ha giù guardato a vedere, ha giù Mida head pakuti? Veerinkapi ja Super.
Sina intervjuu mees, mida sulle pakud tead? Võtsin krõbeda pannkoogi juustukattega. Mida teile pakud tead? Selline eriline kalasupp, millele ma panin juustu sisse ja nüüd ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama. See menib igal pidi. Andresel, pannkook või? Pannkook mingit ära visatud asja. Mis sa nüüd ütled? Mida sulle pakutakse? Tavalised makaronid singiga. Aga väga maitsev, väga maitsev. Eve selja taga. Teil ei antagi täna süüa rahakoti ja koju või? Tühjad pihud. Meil on kohalik Mineraal. kohalik mineraalvesi, millest Iivi rääkis. Annab ka jõudu, jah? Aga jumala tavalise vee maitse. Sai vist ära. No nii, sul on kiire. Ei, me lauas ootame toitu. Ema räägib, mis seal peal on. Nii, tšau. Nii. Räägi, mis sul seal on. Oota, sa kirjutasid, et 13-17, aga ta veel pluss 3 päeva või? 13 vahukoore ja mitme erineva jäätise ja banaanidega. Lubeda talle kõigepealt selgeks kell. Praegu on juba 1,5 tundi meil absurd. Tegelikult ei ole seda tehti merepärast, mitte sellepärast, et Ei, seda räägib. Meie seda juttu ei usu, et see näitab jälle. keegi läheb sinna sellesse mehi segada. Ja väljas istudes ei tohi eelikku serva peal istuda. Ja lentuvitel on siis jäädoksid. Kuidas me kossid kinnitame? Kõik on hästi, me asume teile ilus nii, et kui tuleb midagi, mida teisele rääkida ja öelda, siis mul on instruktsioon olemas. Sellel paberil on olemas üks väga paljudest versioonidest, miks Mauri pea on Korsika lipu. See versioon ei ole millegagi tõestatud, aga see on enam-vähem suust suul kuult. Ja see oli üks lagi, mille nimi oli Kalvi lagi, kus me lähme siit sellest välja, siis tulevad suured lagi. Äkki järgmine kord ei võta merereisi plaani.
nüüd kohe teile kotkapesa siin üleval. Näete, selle ühe kõrgema otsa peal on kotkapesa üleval. Here, on the rocks, the black. See kotkapesa on oma suuruselt nii umbes 1 meeter 50 sentimeetrit kõrge ja 2 meetrit lai pesa kui selline. And we will turn. keegi on toksinud sinna muju. You can imagine Sardinia, the south of Italy. Keegi käis sinna natuke aitas kaasa. Keegi aitas kaasa natuke, nüüd on turismiobjekt ja just sellised omad tegema. Aitab kaasa mõned asjad. Üksikul saarel päris ei ole, aga ega sellest kaugel ka ei ole. Kuskil 2-meetrise tiiva sirutusega näha. Kala kotkas olla olnud siin spetsialistid ütlevad.
kohe kõrvale siis näed. Mis siin oli? See on Rooma emahunt Romulus ja Remus. Ja ma tuletan teile meelde, äkki keegi ei mäleta juhtumisi, kuidas see lugu oli, kuidas emahunt ja Romulus ja Remus on. Ja see on tegelikult lugu Rooma linna asutamisest. Ja lugu oli siis niisugune, et Romulus ja Remus, kaksikud poisid, olid sõjajumala Marsi ja Rea Silvia, kuninganna Silvia lapsed. Tegelikult ta ei olnud kuninganna, ta oli printsess. Ja tema isa vend, et tema onu oli troonilt tõuganud tema vanaisa, tapnud Rea Silvia mehe, nii et see ja muidugi haaranud ise võimu ja valitsenud. Alba Longa oli selle koha nimi, kus ta valitses. Ja nüüd, kui Rea Silvia oli need poisikesed sünnitanud, siis see kuri onu mõtles, kuidas nendest vabaneda. Oleks ainult Rea Silviaga tegemist, poleks lugugi, aga et need olid ka sõjajumala Marsi lapsed, siis ta igaks juhuks neid maha tappa ei julgenud. Need pandi korvi sisse ja lasti mööda Tiberi jõge see korv minema. Aga korvike sõitis kõrkjatesse ja seal oli parasjagu üks emahunt, kes võttis need lapsed enda hoole alla ja imetas neid. Nii et Romulus ja Remus jäid ellu ja kasvasid suureks. Ja kui nemad suureks kasvasid, siis nemad otsustasid kõigepealt oma kurja onu vanaonu tõukasid troonilt, aga Alba Longasse nad jääda ei tahtnud, nad tahtsid oma linna asutada. Ja siis nad asutasidki linna. Ja kui nad seda linna ehitasid, siis juhtus niisugune kurb lugu, et Romulus, kelle järgi Rooma linn nime on saanud, joonistas ümber linna niisuguse müüri koha, kuhu tuleb maa pääle, tegi niisuguse joone ette ja Remus hüppas sealt sinnapoole üle. Ja selle peale Romulus vihastas ja lõi Remuse maha. Vaat sulle. Ja, aga ja Romuluse järgi Rooma linn sai nime ja mis edasi sai, te juba mäletate, sellepärast naisi polnud, eks ole. Naised tuli tuua. Me vaatasime skulptuuri Sabinitanide röövimisest, kui mäletate Firenzes. Nii et need lood on siis sedaviisi omavahel seotud. Õige ja päris ja originaal Kapitooliumi emahundiks teda tegelikult kutsutakse. Ja Romulus ja Remus on siis Roomas Kapitooliumil, kes veel ei ole käinud, kindlasti kunagi satub sinna, nii et kui te kohtate seda skulptuurigruppi, siis te tunnete selle kohe ära. Küll aga nüüd viimastel aegadel muide on hakatud väga kahtlema, kas see ikkagi on 7. sajandist enne Kristust, vaid hoopiski äkki palju hilisem, 1200 aastat hilisem. Ja seda räägivad tänapäevased spetsialistid, sellepärast, et 700 aastat enne Kristust nii vanad roomlased kui enne seda, et ruskid ei kasutanud üldse sellist meetodit, et oleks täis sulami teinud, vaid tegelikult tehti niimoodi, et tehti juppidest ja ei valatud mitte ühes tükis, vaid tehti juppid ja sulatati või keevitati meie mõistes joodeti. No okei, läks nii. Minu spetsialist. Jah, kokku. Nii et nüüd ollakse lausa veendumusel, et tegelikult hoopis suure rahvaste rändamise aegses kultuuriga on tegemist mitte mingite vanade roomlaste või veel enam vanade etruskidel loominguga, aga nii või naa see on Rooma linna sümbol, see on toodud siia Piisa juurde lihtsalt kui ilus asi, mitte sellepärast, et tal oleks Piisaga väga otsene seos, sest Piisast ei olnud selle loo puhul juttu. See, kes seal lamab, tiivad laiali, on Ikaros, kes lendas päikesele liiga lähedale. Päikesele ei tohi liiga lähedale lennata.
see Ikarus on niisugune rändav kuju, ma olen täpselt seda sama Sitsiiliast näinud. Sa võtad mind üles. Nagu? Kummale poole kaldust on? Vaata, siin saabki teha katseid, et kui panna raskust järjest enam ühele õlale, kuidas kalduma. Aga 4 meetrit ikka ei kaldu nüüd. 4 on iga palju, jah? Aga nemad torn on 4. Mati ja sina või? Kus sa seda Kelly lõmbus? Teiselt poolt siin. Siit või? Sinu vabane üles. Kõigepealt need minust. Siin on minust talu. Kell ja tead. Peab ikka midagi peale. Võta nüüd keera natuke täist. See on nagu Jumala kirik Pariisis. Väga võimas. Seal on veel kõrval ju. Mõtled nagu Jumala kirik Pariisis.